Tervist! Fookuses saade eetris ja laua teisel pool on Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus! 12. märtsil 5 aastat tagasi kuulutas Eesti välja esimese eriolukorra, nimelt koroonaga seoses. Ja sealt peale hakkas mitu aastat väldanud koroonadiktatuur, võiks öelda, või koroona apartheid, nii nagu me seda oleme nimetanud. Ja selles saates me räägimegi, meenutame neid 5-4 aasta taguseid aegu ja üritame teha kokkuvõtteid, mida me siis täna teame sellest, mida me toona välja ütlesime ja millise perspektiivi me täna võime siis nendele nii-öelda õppetundidele anda. No 12. märts, selles mõttes 5 aastat tagasi oli selline eriline hetk loomulikult, sellepärast et 1934. aastal Päts, Rei ja Laidoner teostasid riigipöörde. Juba toona tekitas suuri küsimusi see, et see on selline huvitav sümboolne päev. Aga kui me oleksime ilmselt teadnud, et see asi läheb välja sellise riikliku propaganda sabatini ja ka koroona apartheidini, siis see sümboolne päev oleks võib-olla kõlanud ja kõlisenud veelgi sümboolsemalt ja terviklikumalt. No jaa, mina pean tunnistama, et ma olin ju sündmuste epitsentris, sellepärast, et Saaremaal ju see esimene suurem puhang ju lahti läks tänu Itaalia, ma nüüd ei mäleta, kas korvpalli või võrkpalli meeskonnale, kes siis tõi värske tüveod meile otse Lõuna-Euroopast saare peale ja toona oli veel vallavanemaks Madis Kallas, sots. Hiljem ta oli mitut puhku minister Vabariigi valitsuses, aga selle tõttu ta pidi ka ametist tagasi astuma või ta võttis nagu selle vastutuse. Aga tõepoolest, et Eestis kehtestati eriolukord, aga Saaremaaga tehti veel ju see asi, et saar pandi lukku 2 kuuks. Et meie istusime seal saare peal ja välja ei saanud. Nii et selles mõttes ma saangi öelda, et ma olin sündmuste epitsentris, et meid jäeti sinna siis piltlikult öeldes koroona meelevalda ja tõepoolest, kui neid aegu meenutada, siis mäletan inimtühja tänavaid Kuressaare linnast. Vaevu sa võisid 1 või 2 inimest näha kuskil tänava teises otsas või väljaku teises otsas, et avalikud paigad olid inimtühjad, inimesed kartsid, kõigil oli suur hirm, esialgu ju ei teatud ju ka sellest haigusest palju, oli igasuguseid uudiseid, kuidas Itaalias või ma ei tea, Hiinas või kuskil mujal maailmas, ka Indias, mingid laibamäed ja inimesi suletakse majadesse ja sõjaväekolonnid veavad siis surnukirste ja kuidas see kõik oli. Aga kui nüüd tagasi vaadata kogu sellele koroona pandeemiale või kuidas me iganes seda nimetame, seda paariaastast ajavahemikku siis, et ma pean ütlema, et minu võib-olla kõige negatiivsemad emotsioonid ja mälestused ei ole seotud üldse selle algusega. Eriolukord ei häiri mind eriti ja see, et tuli seal saare peal kinni istuda, põhimõtteliselt ei lastud Mandri-Eestisse, see oli lühike periood, elas üle, et probleem oli, aga see ei olnud kõige hullem. Et mis tegelikult mind on jäänud siiamaani nagu kipitama südame peal on see, nagu sa nimetasid, koroona apartheid, ehk siis viimane pool aastat, kui Kaja Kallase valitsus otsustas siis sisse viia koroonapasside süsteemi, mis siis tähendas elanikkonna jaotamise esimese ja teise klassi kodanikeks, ühtedel inimestel, kellele siis oli riik sundinud peale koroonasüstid ja kes allusid sellele survele, nendel oli siis vaba pääs erinevatesse kohtadesse, aga teised, kes ei teinud seda süsti ühel või teisel põhjusel, siis nemad olid nagu teise klassi inimesed, neid ei lubatud igale poole. Ja ma arvan, et see on kõige suurem ülekohus, mida Eesti Vabariik on toime pannud vähemasti nüüd sellel uuemal ajal pärast iseseisvuse taastamist. Ja see on ka põhjus, miks tegelikult seda teemat ei tohi lasta minna niisama. Sest nagu me mäletame, siis sõda Ukrainast tuli kohe peale. Et
nagu üks kriis või üks selline olukord asendus teisega. Koroona sai nagu päeva pealt läbi või see ei olnud enam nagu probleem, et 22. aasta 24. veebruaril algas siis Venemaa laiaulatuslik kallaletung Ukrainale. See kohe muutis kogu selle olukorra nii, et see koroona ei olnud enam probleem, aga see ei võimaldanud tegelikult ausalt hinnata seda, mis tehti. Ja siiamaani tegelikult, isegi kui nüüd 5 aastat hiljem on meie ajakirjades, ajalehtedes erinevaid juhtkirju ilmunud, erinevad artiklid ilmunud, on tagasivaated ilmunud, siis tegelikult minu meelest sisuline hinnang sellele, mis juhtus, eriti just selle aja lõpupoole koroona aparteidi näol, seda ei ole tegelikult antud. Ja niikaua, kuni seda antud ei ole, senikaua me ei saa rääkida, et õiglus oleks maksma pandud Eesti Vabariigis. Kahtlemata me tuleme selle koroona aparteidi juurde selle saate juures tagasi ja kui meenutada seda alguse perioodi 20. aastal, siis tõepoolest, eks see oli selline natukene nagu introverdi unistus, et saad olla rahulikult sees, lugeda raamatuid, teha kodunt tööd ja ei pea suurt ringi käima ja kui ringi käid, siis inimesi peaaegu kuskil ei olegi. Minule ka need vanalinna tühjad tänavad vägagi meeldisid ja toona sai veel sisse astuda ka kuhugi kohvikusse või pubisse, vaatad inimesi ei ole, rahulikult käid ringi, mitte midagi. Selline igati huvitav olukord oli, aga loomulikult selle koroonapassiga kõik muutus ja 2021. aasta sügisest juba muutunud valitsuse minister Kiik, kes tegelikult säilitas oma ministri koha sotsiaalministrina, olles nii selles EKREIKE valitsuse sotsiaalminister kui ka siis niinimetatud päikesetõusu valitsuse sotsiaalminister, hakkas rääkima meile vaktsiinipasside kehtestamisest ja see oli nüüd juba nagu väga selge kuidas öelda, ruptuur Eesti ühiskonnas, mis mina ütlen küll ka on siiamaani välja kestnud ja teatavas mõttes tekitanud siiamaani inimestel usaldamatust kogu selle riigistruktuuri vastu. Et kui siin rääkida nendest 5 aasta tagustest sündmustest, siis loomulikult on nii Postimees kui ka Delfi maininud eelmisel nädalal oma juhtkirjades selle sündmuse ära. Eriolukorra eriline õppetund kannab pealkirja Postimehe juhtkiri ja siis on meil siin ka EPL-i Eesti Päevalehe juhtkiri Eesti ei tohi koroonakriisi õppetunde unustada ega maha vaikida. Ja ma ütleks, et need mõlemad juhtkirjad nendelt väljaannetelt, kes tegelesid Eesti meediamaastikul põhimõtteliselt koroonapropagandaga, nii, massiivse propagandaga, kõikide teisiti mõtlejate massiivse nurka surumise häbimärgistamisega on põhimõtteliselt sellised, et mul läheb, ma ei teagi, kas süda pahaks või ma hakkan naerma, ma pean selle 2 variandi vahel valima. Et esiteks Postimehe eriolukorra eriline õppetund ei räägi meile tegelikult nagu mitte midagi. Jällegi räägitakse ainult sellest, et võib-olla natukene pingutati üle nende eriolukorra meetmetega, räägitakse võib-olla natukene, et oli vaktsiinisundi liiga palju ja nii edasi, et aga põhimõtteliselt tehti kõik hästi. Võib nõustuda toonase riigisekretäri Taimar Peterkopiga, et Eesti riik sai erakorralise olukorraga hakkama ning valitsus kasutas laialdasi volitusi pigem vastutustundlikult. Jah, tagantjärele vaadates võib väita, et mõne asjaga pingutasime meiegi üle, kuid vabandava asjaoluna saame öelda, et me ei tundnud koroonaviirust veel piisavalt hästi ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Loodetavasti oleme saanud õppetunni, kuidas eriolukorras hakkama
hakkama saada ning mitte üleliigselt isikuvabadusi kärpida, ütleb Postimees juhtkirja lõpus. No mina küsiksin selle peale, et oot, vabandust, mis mõttes õppetunni oleme saanud, kui mitte keegi ei ole avalikult tunnistanud ei Postimehes ega Eesti Vabariigi valitsuses ega kõik nende vastutavate inimeste seas, kes isikuvabadusi kärpisid, et isikuvabaduste kärpimine oli viga ning selle propaganda ruuporina olemine, inimeste mahategemine, teisitimõtlejate hurjutamine oli viga. Seda ei ole kumbaski juhtkirjas. No tuleme selle teise juhtkirja juurde niimoodi. Eesti ei tohi koroonakriisi õppetunde unustada ega maha vaikida. No, siin jällegi räägitakse meile, ma ei viitsi seda kogu juhtkirja nagu välja siin ette teile lugeda, eks ju, et meil küllap oleks ka midagi rootsilikku leebema koroonapoliitika vastu. Ent see eeldab teisalt, et oleme ühiskonnana valmis rohkem isiklikku vastutust võtma ja üksteisega arvestama. Kui kaugel me sellest oleme, selle hea mõõdupuu näiteks, kuidas me praegu pandeemiavälisel ajal rahvarokestes kohtades käitume, kui end nohuse köhasena tunneme. Ehk siis teiste sõnadega me peaksime olema valmis ise minema ennast vaktsineerima, maski kandma, tegema kõiki neid nii-öelda koroona apartheidi korraldusi vabatahtlikult, siis võiks ka midagi sellist nagu Rootsi-laadset süsteemi meil nagu välja tuua. Ja jällegi tuleb see juhtkiri välja sellega, et nii et koroona põhjustatud kriisi lahendades tehti palju õigeid otsuseid, kuid ka valusaid valikuid ja vigu, mille vilju me nopime kohati siiani. Viimaseid ei tohi maha vaikida, vaid neist tuleb õppida. Ja kui te vaatate kogu seda juhtkirja, siis mitte kuskil jällegi ei loetleta üle ühtegi viga. Mitte ühegi vea eest ei vabandata, mitte keegi poole sõnagagi ei mainigi, et mis need peamised vead siis olid. Nii, meil oli sundvaktsineerimine põhimõtteliselt. Inimesed ei saanud kontserditele, ma ei tea, restoranidesse avalikult teostada ennast Eesti Vabariigi kodanikena, kui nad ei olnud lasknud endale süstida aineid, mille ohutusuuringud ei olnud veel lõpetatud. Nii. Meil oli sundvaktsineerimine Eesti Vabariigi kaitseväes, kus kõik need, kes ei lasknud endale lõpetamata ohutusuuringutega eksperimentaalseid aineid süstida, vabastati ametist. Vabastati 100 inimesi kaitseväe teenistusest, kümneid ja kümneid ohvitsere ja 100 teisi teenistujaid. Vabastati täpselt samadel alustel PPA-st, Eesti politseist. Need, kes ei olnud valmis ennast sundkorras vaktsineerima, vabastati ametist. Keegi pole kuskil vabandanud, keegi pole öelnud seda, et need inimesed tuuakse tagasi, nii nagu seda on teinud USA praegune administratsioon. Samamoodi Bideni USA vabastas USA relvajõududest ohvitserid, sõjaväelased, kes ei lasknud ennast nende ainetega süstida. Tänaseks on Trump andnud korralduse, et need sõjaväelased kutsutakse tagasi ja nendele makstakse kohast hüvitist saamata jäänud palga näol. Meil igasugune selline jutt täiesti puudub. Nii. Ja siis meil tulevad nagu juhtkirjad, kes räägivad, et meil justku nagu on mingisugused vead, aga neid vigu ei mainita, neid vigu ei julgeta siiamaani rääkida ja nendest avalikult rääkida, sest loomulikult ei julgeta. Eesti Päevaleht, Delfi, Luige Meedia, eelkõige, Postimees kohe teisel kohal. Esiteks, punkt 1, said mõlemad valitsuselt koroonakriisi alguses 100 ja 100 000 eurosid toetust. Huvitav küll milleks? Ma ei saa aru, et mis mõttes, kas lehelugemine vähenes, kas abonementide arv vähenes, miks, kas tuli kohe inimesi laiali saata, milleks, mis toimus nendes toimetustes. Nii, aga kohe ka EKREIKE valitsus andis nendele 100 ja 100 000 eurosid. Nii, nendest Postimehest ja Luige Meedia kõikidest väljaannetest said valitsuse ametliku koroonapoliitika
sellised dogmaatilised hääletorud. Ma mäletan seda õhkkonda suurepäraselt. Me istusime siin sama stuudios, sama laua taga Varro Vooglaidiga, tegime oma saateid ja ei suutnud neid panna näiteks ülevale YouTube'i kanalisse. Siis me tegime sellise teise kanali, Rumble'i kanali, sellepärast et YouTube'i kanalis oleks need iga saade, mis on Terviseameti ametliku poliitika vastaselt kuidagigi tõlgendatav, võetakse automaatselt maha ja YouTube'is teatavasti, kui sul on juba 3 strike'i või 3 saadet maha võetud, siis kogu kanal pannakse kinni. Nii et me ei sellega ei riskinud ja lõime teise kanali. Aga kes loomulikult tegid kaebuseid tegi nii Delfi kui ka teised nii-öelda ajakirjanikud, moodustati niinimetatud selline faktitšekistide armee, fact-checker sõnast faktitšekistide armee, kes siis alustas sellist nagu propagandistlikku fakti tšekkimist, eks ju, fakti kontrolli, mis tänaseni on veel enam-vähem Delfis veel jõus, kuigi enam USAID-ist vist raha väga palju peale ei tule, ei pritsi, aga siiski on seal olemas. Nii et loomulikult on täiesti arusaadav, et siin Eesti Päevalehe juhtkiri ja Postimehe juhtkiri ei suuda neid vigu mingilgi määral artikuleerida. Mis vead need olid, mis tegelikult tehti. Me võime nüüd siin saates nendest vigadest rääkida laiemalt ja sügavamalt. Aga isegi neid nagu kõige elementaarsemaid vigu, ehk siis teiste sõnadega see, et osalt ühiskonnalt võetakse riikliku kontrolliga, karistuse ähvardusel ära põhiseaduslikud õigused ja vabadused, seda ei käsitleta veana, vaid mõlemad Päevalehe, nii Päevalehe kui ka Postimehe juhtkiri räägivad ähmaselt mingitest hüpoteetilistest vigadest. Nii, te olite ise need, kes olid apartheidi režiimi ruuporina ja loomulikult praegu te ei ole võimelised neid omaenda vigu tegelikult ära tunnistama. No kui rääkida õppetundidest, siis kõige esimene õppetund ongi see, et nii nimetatud vaba meedia osutus valitsuse propaganda instrumendiks, millest sa juba lähemalt rääkisid, et see ongi kõige esimene õppetund, et kuidas järsku lakkas olemast vaba meedia. No tegelikult ega probleeme selle vaba meediaga jutumärkides oli ju ennegi ja me räägime siin tõesti peavoolumeediast, eks, mis sai ka valitsuselt rahastust. Et Jüri Ratase valitsuse ajal toetati meediat vist nagu selle argumendiga, ma mäletan, et siis ka teisi ettevõtteid ju toetati rahaliselt, et sellel esimesel koroona talvel ja kevadel ju maailma majandus jäi ju põhimõtteliselt seisma mõneks ajaks. Ja siis selleks, et mitte lasta kokku kukkuda teatud ettevõtetel, siis ka meediaettevõtetel, et siis valitsused tõttasid rahvaraha kappi. Aga see on alati nii, et kui valitsus või mingisugune valitsusülene organisatsioon sulle raha annab, siis on ju selge, et vähim, mida sa saad teha, sa pead ikkagi sildi välja panema, et seda teed on rahastanud Euroopa Liit või seda ehitist või seda projekti on rahastanud Euroopa Liit või Eesti Vabariigi valitsus või ka mingi kohalik omavalitsus. Aga meedia puhul siis tuli teha valitsuse sellist müügitööd rahva hulgas. Ja tegelikult ega see müügitöö ju algas peale 21. aasta kevadel, siis kui vaktsiinid olid juba Eestisse jõudnud ja valitsus siis kavandas nii-öelda elanikkonna vaip vaktsineerimist. See oli see, milleks neil oli seda meediat oma ruuporina ja propaganda instrumendina vaja. Ja selle rolli kandis Eesti peavoolumeedia ma arvan, et kogu raha eest ikkagi välja, valitsuse raha eest, mis nad said. Ja teine asi, et loomulikult nad sealsed ajakirjanikud, seal on see liberaalne baaskonsensus, nagu seda on nimetatud, et ka see usk teadusesse, usk sellistesse nii-öelda inimsaavutustesse, et me nüüd oleme toonud siia sellised vaktsiinid, mida siis nimetati vaktsiinideks ja et need aitavad meid selle kurja viiruse vastu. Et ma arvan, et seal mängisid nagu mitu tegurit, aga
tulemus oli ju see, et tegelikult need samad väljaanded, kes oleksid pidanud küsima kriitilisi küsimusi, eriti nende niinimetatud vaktsiinidega seoses, nad jätsid küsimata, kohe ju kerkis üles see kõrvaltoimete teema, nad jätsid küsimata muidugi kriitilisi küsimusi ka isikuvabaduste piiramise õigustuse või õigustatuse kohta. Nii et selles mõttes nad ei täitnud enam seda rolli, mida vaba meedia peaks täitma, olema siis nii-öelda demokraatliku ühiskonna elanike või kodanike poolel ja olema siis demokraatia vahikoer. Selle asemel nad otsustasid olla valitsuse, nagu ma olen seda öelnud, valitsuse lõukoerad, kes siis möörgasid kõigi nende inimeste peale, kes ei tahtnud seda valitsuse poliitikat omaks võtta, vastu, kellel oli küsimusi, kellel oli kõhklusi. Ja tegelikult see on võib-olla kõige tähtsam, või on üks tähtsamatest õppetundidest, et oma riigi kõrval me ei saa enam usaldada ka meediat. Et loomulikult ka riik ise oma täitevvõimu abil tegi ju terve rea igasuguseid selliseid otsuseid, mis õigusriigi põhimõtte panevad kahtluse alla. Ja ma tulen korra selle eriolukorra juurde veel tagasi, et meil nagu praegu räägitakse, et 5 aastat tagasi kehtestati eriolukord. See oli 2 kuud, see oli lühike periood ja mul isiklikult ei ole väga palju ette heita. Võib-olla tõesti mingite meetmetega pingutati üle, aga toona lihtsalt ei olnud ka teada, eks ole, mis võib selle viirusega kaasneda. Minu meelest olukord ikkagi läks hoopis teiseks Kaja Kallase esimese valitsuse, päikesetõusu valitsuse ajal, siis kui juba need niinimetatud vaktsiinid siia jõudsid ja kui otsustati need vaktsiinid elanikkonnale sisse süstida, et siis rakendati kogu riigi jõuaparaat nende vaktsiinide süstimise teenistusse, propagandaaparaat, siis ma arvan, et see pilt on vist ka 21. aasta kevadest. See on 12. aprillist aastast 2021. Et siis me hakkasime nägema tänavatel selliseid, ma ei teagi, kuidas seda mundrit nimetada, selliseid kiirreageerijaid täies varustuses, kes ilmusid rahva sekka, sest ju tulid ka erinevad protestid nende koroonapiirangute vastu. Protestiti muidugi erinevate asjade vastu, mitte ainult siis vaktsiinide või vaktsiinideks nimetatavate lõpetamata ohutusuuringutega vedelike vastu, vaid ka seati kahtluse alla erinevad piirangud, olgu siis maski kandmine või 2+2 reegel või siis vabaõhuürituste puhul seal meeleavaldustele kehtestatud piirangud. Seal oli terve rida selliseid asju, millel tegelikult terve mõistusega inimene näeb, et seal mingit teaduslikke põhjendusi ei ole. Et see on lihtsalt siis nagu valitsuse poolt peale surutud. Nii et teine õppetund, kui esimene õppetund on ajakirjanduse, vaba ajakirjanduse haihtumine ühe korraga, et siis teine õppetund on isikuvabaduste koomale tõmbamine ääretult lihtsalt. Et me elame ühiskonnas, kus me oleme harjunud, et meie õigustega arvestatakse, meie vabadustega arvestatakse, riik tunnustab neid, aga niipea kui tekkis selline sobiv ettekääne, et neid kokku tõmmata, neid piirama hakata, siis need lasti käiku ja sageli ka väga problemaatiliste õiguslike aktide alusel. Et me mäletame ju, et muudeti seal nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust ja me mäletame, mis seaduse veel muudeti selleks, et oleks riigil võimalik kogu seda vastupanu kodanike vastuseisu nendele meetmetele maha suruda efektiivsemalt. Või kui jõuame 2021. aasta augustikuusse, kui tõesti tehti juba avalikuks need kavad kehtestada siis apartheidirežiim, põhimõtteliselt see ju kehtestati peaministri käskkirjaga või ma mäletan, mis selle õigusakti nimi oli, mingi korraldus vist või põhimõtteliselt siis valitsus või peaminister andis selle korralduse välja
See ei olnud seadus, Riigikogu ei võtnud seda seadusena vastu, seda ei olnud võimalik vaidlustada üldistel alustel. Iga kodanik võis ju ise siis kohtusse pöörduda, eks ole, et seda enda kohta käivana vaidlustada, aga seda üldistel alustel vaidlustada ei saanud. See on jällegi selline õigusriigi ja demokraatliku riigi põhimõttest hälbiv lähenemine, et meil on lihtsalt selline väga huvitav õiguslik idee, et võtame nagu suurelt osalt inimestelt ära nende elementaarsed vabadused, elementaarsed õigused, aga teeme seda nii, et nad ei saaks vaielda vastu. Et see on valitsuse korraldus või peaministri mingisugune korraldus. Kui üksikisik tahab, no las ta pöördub siis kohtusse, et me teame, et see võtab mitu aastat läbida erinevad kohtuastmed, see läheb maksma 10 000 eurosid. Tavakodanik ei ole võimeline seda tegema. Nii et jah, teine õppetund kokkuvõtlikult öeldes ongi siis loomulikult kodanikuvabaduste, isikuvabaduste ja kodanikuõiguste koomale tõmbamine, et kui ruttu see käis ja kui lihtsalt see käis ja õigusriigi ja demokraatliku riigi põhimõtteid jalge alla tallates see käis. Nii et see on see, millele tuleks tegelikult oma tähelepanu koondada ja nagu mõelda ka nüüd kodanike poole pealt, et kuidas me nagu järgmine kord väldime sellist olukorda või kas see on üldse välditav. Kusjuures muidugi üks aspekt on ju veel seal, et kõige selle juures suutis valitsus ju tülli ajada inimesed isekeskis. Sest ega siis asi ei olnud ju ainult nii, et valitsus saatis sellised laigulised või rohelised mehikesed tänavatele ja hakkas midagi sealt nõudma ja piirama ja meeleavaldusi laiale ajama ja seal piimamannergu klopsijaid ära vedama ja viiuli või tšellomängijaid ära vedama, vaid et valitsus saates ikkagi need rohelised mehikesed ju riigivõimu kehtestama ja väga palju kodanikke tegelikult ju oli valitsusega täiesti nõus, et nii tulebki teha. Nii tulebki käituda nende huudega, lamemaalastega, kes ei lase ennast süstida, kes kujutavad endast ohtu ühiskonnale, kaaskodanike tervisele. Ja kui palju oli neid tõesti vihaseid kommentaare toona. Et ma mäletan, et kui 21. aasta oktoobris oli see suur meeleavaldus Vabaduse väljakul, et siis samal päeval kirjutas Postimehe kommentaariumis üks kodanik. Paraku see kommentaar nagu eemaldati ja ma ei saanud seda ära salvestada, aga ma nägin seda ja selle sisu oli see, et see kodanik põhimõtteliselt väljendas siis soovi, et kuna Eestil endal ei ole tanke, et siis tuleks NATO tankid siia tuua ja nendega need Vabaduse väljakul protestijad lömastada lihtsalt, kes olid siis tulnud sinna oma õigustes seisma. Et selles mõttes me näeme, kuidas kogu see propaganda ja valitsuse poliitika keeras kodanikud üksteise vastu ülesse ja need ei olnud sugugi vähe, kes arvasid, et peabki olema sundvaktsineerimine. Et kui ma mäletan ühte viimast küsitlust, mis oli veel selle apartheidi aja lõpupoole, et siis tõsi küll, üle poole, üle 50% ei toetanud sundsüstimist, aga siiski üle 40% toetas. Ja see on tegelikult märkimisväärne hulk meie armsaid kaaskodanikke, kes põhimõtteliselt leidsid, et jah, tulebki neid inimesi süstida, kuni nad vait jäävad lõpuks. No ma lisaks siia tegelikult kohe kolmanda õppetunni ja selleks on põhimõtteliselt selline massiivne globalistlik propagandaõppus minu arvates ja selle läbiminemine üldpopulatsioonis. Et kui ma nimetaksin koroona seda pandeemiat või võltspandeemiat või kuidas seda nüüd iganes nimetada, ühe nagu koondnimetusega, siis minu arvates on see eelkõige selline poolsõjaväeline propaganda, massimanipulatsiooni suurõppus. Kuidas see läbi viia niimoodi, et massid tõesti globaalselt, peaaegu igal pool, kõikides lääneriikides allutada sellisele irratsionaalsele hirmule ja sellest tulenevale
valitsuse poolt korraldatud isikuvabaduste röövimisele. Ja peab kahjuks tunnistama, et seda õppetundi läbi ei tehtud, et sellest põruti ikkagi korralikult. Meie kõik, kes me sellele ei allunud, võime tegelikult rahulikult õnnitleda ennast, et miljardite võrra propagandatööstust oli meie puhul, ei kandnud oma vilja, läks mööda. Nii. Ja me suutsime oma vihmavarju püsti panna ja selle all ellu jääda. Aga väga paljud ei suutnud. Ja kui vaadata nagu seda, et meie näiteks kultuuriinimesed on ju alati olnud need, kes võitlevad isikuvabaduste eest ja kes räägivad meile loomingulisest vabadusest ja kus aga iganes on mingisugune selline vabaduse ja eneseteostuse aspekt, siis kultuuriinimene on ikkagi see, kes räägib meile selle vajalikkusest. Eelkõige ta räägib meile muidugi vajalikkusest teha draamateatri laval sellist perversset show'd koos teatritudengitega. See on üks isikuvabaduse peamiseid väljendusi tänapäeva või kanepit panna või üldse mingeid perverssusi harrastada soolises sfääris ühiskonnas. Et see on selline peamine isikuvabaduste temaatika. Aga selline klassik oleks ju ka see, et nagu totalitaristlik riik tuleb ja surub inimeste isikuvabadused alla. Massiivse propaganda kaudu. Et see on vaated peaaegu nagu unelmate stsenaarium, et siin nagu Bonhoefferid ja teised kõik sellised isehakanud natsipasapeksjad, eks ju, võiksid ju kohe tunnaldega välja tulla, ütelda, et kuulge, see on nüüd minu hetk, et ma saaksin ka nagu ikkagi lavale tulla ja ütelda nüüd välja, et seista inimeste kodanikuvabaduste eest. Ei, mitte midagi. Et kogu see seltskond, kogu kultuuriinimeste ja akadeemikute seltskond oli ka Eestis, mitte ainult Eestis, vaid tegelikult igal pool lääne ühiskonnas, peaaegu in corpore vait. Olid mõned üksikud, kes tulid välja filosoofidest, näiteks Giorgio Agamben, postmodernist, kes Itaalias tuli välja kogu selle koroonahüsteeria vastu. Aga väga vähesed kultuuriinimesed leidsid endas jõudu, et ütelda, et kuulge, see ei ole okei, vastupidi. Eestis tõusti püsti ja näidati näpuga koos peavoolumeediaga, koos riigiga, koos Kaja Kallase päikesetõusu valitsusega ja koos põhimõtteliselt kogu lääne nomenklatuuriga ja EU nomenklatuuriga nendele 3-4 inimesele, kes siin Eestis nii-öelda häält tegi, neid oli loomulikult rohkem, aga ütleme niimoodi, et nende 100 inimeste peale, kes siin Eestis selle vastu häält tegi, pange nad enam-vähem vangi, tehke nendega midagi, laske nad roomikutega üle, Tõnis Mägi tühistamine, väga hea näide sellest niimoodi, et Herman Kelomees, luigemeedia propagandist, tuli välja ja küsis, et kas ei peaks hakkama nüüd ikkagi tühistama Tõnis Mägi, sellepärast et 2001. aasta oktoobris osales ta meie meeleavaldusel, kus osales ka 10 000 inimest. Sina pidasid seal kõne, mina pidasin seal kõne, paljud inimesed pidasid kõne ja seisime vastu sellele asjale tegelikult väärikalt, rahulikult. Mina ekstra oma kõnes veel toonitasin seda, et me ei ole siin meedikute, arstide vastase liikumisena, me oleme siin selleks, et toetada enda kodanikuvabadusi, õigusi, nii edasi. Aga nagu, mida ma tahtsin välja jõuda, on see, et tervikuna ikkagi lääne ühiskond kukkus läbi selle eksami. Ja väga rängalt kukkus läbi selle eksami, et kui nad sattusid massiivse propaganda ohvriks, mille üheks peamiseks elemendiks on alati hirm. Ja kui sa veel ja kui süsteem suutis veel selle hirmu keerata kvintessentsi, keerata surmahirmuks, siis
need pildid, mis tegelikult hakkasid olema, see oli ikkagi karm. Et noh, rääkimata sellest, et ma ei tea, kuskil Hispaanias ja Austraalias väänati inimesi näoga liiva, kui nad mererannal värsket õhku hingasid, eks ju. No kas Austraalias ei räägitud isegi laagritest? Ja tehtigi laagrid ja kusjuures Hiina, kelle laboritest, nagu hiljem oleme nüüd aru saanud, kogu see asi välja tuli Wuhani viroloogia laborist, ütles ja noomis Austraaliat, et teate, me oleme väga mures ausalt öeldes teie selliste vägagi totalitaristlike meedete pärast ja teie demokraatia pärast, et me ei saa ikka sellist asja nüüd lubada. Kusjuures üks väga huvitav asi on see, et mäletame ju seda ka veel, kuidas meil oli ju koroona algaegadel keelatud ütelda seda, et viirus pärines laborist. No see oli, kui see nüüd nagu otseselt Kremli jutupunkt ei olnud, no siis see oli igatahes täieliku huu, mille eest sind ikkagi ühiskonnas visati heas seltskonnas kohe välja. No nii tulevad välja näiteks täiesti avalikult Die Welt, CIA on öelnud seda avalikult, et väga suure tõenäosusega kogu see viirus pärines Wuhani viroloogia laborist. Millised seosed sellega on COVID-tsaaril Anthony Fauci'l, kellele anti pardoon vahetult enne Bideni presidendist lahkumist ja Trumpi presidendiks saamist. See on veel omaette küsimus ja on uurimise objekt. Ma täiendan, et see asi lekkis sealt ilmselt 2019. aasta lõpupoole. See oli Trumpi esimese presidendi aja viimane aasta, eks ole. Et ka on neid inimesi, kes panevad kokku selle pandeemia loomise, selle viiruse lekitamise sealt ja siis soovi Trumpi takistada Trumpi tagasivalimist. Nii et see võib olla vandenõuteooria, ma ei tea seda, aga selliseid oletusi on tehtud ja ilmselt me seda kunagi täpselt teada ei saa. Täpselt. Väga hea täiendus. Täpselt, aga et nüüd täna on täiesti olemas need andmed. Die Welt mainib, täiesti kirjutab oma lehes, et Saksa luure kahlustas juba 20. aastal põhimõtteliselt pandeemia nende sulgemise tekkimise ajal. Teatavas mõttes juba ilmselt siis viidates eelnevale ajale, täpselt sellele 2019. aastale, et sealt viroloogia laborist on see lekkinud. Ja siiamaani kõik meie eksperdid on kogu aeg rääkinud sellest, kuidas see pärines, on dogmaatika. See on selline propaganda dogmaatiline punkt, et ei, viirus pärines sealt Wuhani turult, ja mitte laborist. See pärines turult niimoodi. Ja kui tegelikult tulla veel selle juurde, et mida nagu selle teema peale on rääkinud siin Eesti niinimetatud eksperdid. Nii, kus ma nüüd olen? Karmen Joller näiteks, kes ka siin meenutab 5 aasta taguseid sündmusi, siis Karmen Joller põhimõtteliselt toob välja sellise teesi, et kõike seda oleks pidanud tegema rohkem, veel jõulisemalt ja varem. See oli ainukene õppetund, mis kogu meie sellest asjast täna 5 aastat hiljem võime välja tulla. Rohkem sundvaktsineerimist, rohkem sulgemist, rohkem maski kandmist, varem maski kandmist, varem sulgemist, varem sundvaktsineerimist, varem koroonapassi ja nii edasi. See on teaduslik lähenemine. Tema on ju ka see, kes nõudis laste vaktsineerimist. Ja laste vaktsineerimist niimoodi, et vanemad põhimõtteliselt ei omaks sõnaõigust nende laste vaktsineerimise üle.
nii et põhimõtteliselt ja tema on üks nendest inimestest, kes hüppas loomulikult Riigikokku Reformierakonna ridades, haistis loomulikult seda hetke, et saada ka Riigikokku. Tema on ka nendest, nagu üks nendest inimestest, kes rääkis süstemaatiliselt meile sellest, kuidas me sellisest uuest kategooriast, mida tegelikult enne kogu teadus, filosoofia ajaloo vältel ei ole tuntud ega tunnistatud. See on usk teadusesse. Usk teadusesse. Me peame uskuma teadusesse. Ehk siis teadus kehtestab mingid dogmaatilised seisukohad, mida riiklik meedia, riigi toetus saab meedia ja riiklik propaganda stratkomi aparaat levitab igal pool ja mida siis kõik spetsialistid oma poolt veel levitavad, kaasa arvatud Karmen Joller ja teised, Irja Lutsar näiteks. Ja siis see on ametlik teaduslik positsioon, millele tavainimesed peavad omistama usku. Nad peavad uskuma ja usaldama seda teadust, kes vähegi on miinimumi natukene usutanud teadusfilosoofiat, siis sellist kategooriat nagu usku teadusesse pole mitte kunagi olnud. See on vastupidi, teadus areneb, nagu teadusfilosoofia on öelnud, vaidluste, kahtluste, teooriate proovile panemise teel, mitte usu kaudu teadusesse. Olgu see mainitud, aga jah, märkimisväärne, mida Karmen Joller siin teeb. Ja muidugi nagu ühe aspektina võib mainida, ma võib-olla viimase aspektina mainin siin veel ühte sellist fenomeni, mida alles hiljuti me teada saime siin paar aastat tagasi tegelikult juba. Ma ei tea, kuhu see on nüüd välja jõudnud ja mis on selle raporti järeldused, aga see, et Irja Lutsari käe all valmis ja valmib koroonaaja riiklik audit. Ehk siis teadusnõukoja esinaine Irja Lutsar, viroloog, tema, kes põhimõtteliselt vastutas nende koroonameetmete kehtestamise ees siin Eestis või pandi vastutama valitsuse poolt selliseks ametlikuks häälekandjaks, kampaania hääleks Eestis. Tema veab koroonaja riikliku auditi läbiviimist. No, mul teatavas mõttes puuduvad sõnad. Et noh, ma ei oskagi öelda, et mida selle peale peab nagu ütlema, et see inimene, kes tegelikult on kõik need vead teinud, on olnud riikliku masinavärgi osa, veab ka omaenda kontrollimehhanismi ja siis on vastutav selle eest, et see kontrollimehhanism annaks õiged tulemused. Noh, mida siin muud öelda? Puhas selline banaani vabariiklik muster järjekordselt. Vaata, kui osad need teadusnõukoja liikmed ja esinäod toonases meediaruumis on nüüd tagantjärgi võib-olla natukene kahetsust avaldanud. Et võib-olla me ikkagi pingutasime üle. Arkadi Popov siin ütles midagi just, kardan, et see agressiivne vaktsineerimiskampaania tegi Eestile karuteene. Noh, kahtlemata tegi, jah. Loomulikult. Ka Irja Lutsar on võtnud oma toone ikkagi kõvasti nagu vähemaks või on mingites küsimustes arvanud, et noh, võib-olla ei oleks pidanud täpselt nii tegema. Aga kelle kohta võib öelda siis inglise väljendiga unrepented sinner? Ehk siis meelt parandamata patune, ehk siis kes on jäänud kõrgilt oma selle väärusu juurde, see on kahtlemata Karmen Joller. Et ta siiamaani kaitseb kõike seda, mida tehti, et oleks tulnud teha veel rohkem, veel jõudsamalt. Ja muide, kelle suust ma ei ole ka mingit erilist kahetsusavaldust kuulnud, oli tollal ka selle teadusnõukoja liige käitumispsühholoog Andero Uusberg, kes ju apartheidisüsteemi kehtestamise eel ütles ju meedias, et arutles siis nii-öelda meedias, et me tekitame nendele inimestele, nende piirangutega, et nad ei saa siis kohvikusse või kultuuriasutusse või kuskile mujale minna, kuni nad ei lase ennast süstida. Me teeme neile selle väikese valu.
me teeme neile selle väikese valu. Et kui mõtled, et kuidas nüüd riik käitub oma enese inimestega, et riigi poolt teadusnõukotta kutsutud inimene, käitumispsühholoog arutleb siis riigimeedias, ma arvan, see oli ERR-is, sellel teemal, et kuidas tekitada riigi kodanikele natukene valu, et nad siis käituksid õigesti. Ja tema ei olnud ainukene, ma pistan siia vahele, sellepärast, et siin näiteks 21. aastal sügisel septembril tuli riigieetik, nii-öelda Tartu Ülikooli eetikaprofessor, kes ka on nüüd Riigikogus juba omadega, välja sellise asjaga, et tegelikult seda valu võiks tekitada veel natuke rohkem. Mitte ainult nende piirangutega, et inimesed ei saa kohvikusse, teatrisse, muuseumisse, restorani ja tunnevad ennast teisejärgulise kodanikuna, sellepärast, et nad ei ole süstinud endale neid aineid, vaid ka vaktsineerimata inimesi peaks ravima teises järjekorras, ütleb Margit Sutrop. Margit Sutrop. Vaktsineerimata inimesi peaks ravima teises järjekorras. Nii. Ehk siis viime seda apartheidi, ehk siis mis on apartheid, loomulikult selline vähemalt 2 erinevat ühiskonna klassi, üks on valitsev klass ja teine on teise järgu inimeste klass, viime seda apartheidi veel sügavamale. Viime selle sinna ka tava nii-öelda arstiteaduse ja arstiabi osutamise tasandile. Teises järjekorras ei teinud omale süsti, midagi pole teha, ütleb Margit Sutrop. Tartu Ülikooli eetikaprofessor leiab EPL-is avaldatud arvamusoos, et kui mitte vaktsineeritud inimesed koroonaviirusega haiglasse satuvad, peaks neid ravima teises järjekorras. Ongi kõik. Jah, selle kohta ütleks another unrepented sinner. Ja, et sealt ei ole ka midagi tulnud loomulikult. Aga selle idee võttis üle Kaja Kallas. Et ma mäletan, me tegime isegi ju siin mingit pöördumist Objektiivi portaali Meie Kirik ja uute uudistega koos siis 3 väljaannet, et nõudes siis Kaja Kallase tagasiastumist. See oli oktoobris 21. aastal, kui ma mäletan õigesti. Sest Kaja Kallas oli just siis seda sama ideed selle mõttega mänginud, et võib-olla tõesti peaks need inimesed, kes ei ole lasknud ennast süstida, lükkama siis nii-öelda ravi järjekorras tahapoole, et kui nad haiglasse tulevad, et siis nad ei ole täitnud oma seda nii-öelda kohustust oma tervise eest hoolt kanda ja järelikult neil ei saa ka osutada arstiabi samadel alustel ülejäänud kodanikega, kes on eeskujulikult ennast süstinud. Ja tegelikult, kui toonasesse aega tagasi mõtelda, siis oli ju veel teisigi Reformierakonna poliitikuid, just nagu Eerik-Niiles Kross ja mul ei tulegi kõik meelde, kes ju avaldasid ka peavoolumeedias artikleid selle kohta, kuidas siis tuleks ikkagi nende nii-öelda mitteusklikega, mitte teadususklikega ümber käia ja sõnakuulmatutega, kes seda ära ei tee. Et ühesõnaga, see on nüüd tegelikult kogu selle meie teema kõige süngem ja tuleb tõesti vaktsiinivastasete sallimine ära lõpetada. Et see on kõige süngem aspekt kogu selles loos. Et siin on küsitavad palju. Siin on loomulikult, võime küsida, et kuidas, kas need piirangud sellisena olid või ei olnud õigustatud, kas taolist reaktsioone riigi poolt saab tolereerida või mitte. Aga kui ikkagi üks osa meie võimu poliitikutest võtab kätte ja hakkab võimupositsioonilt nõudma, et mingi hulk inimesi lükatakse kõrvale, neil ei tohi osutada ei raviteenuseid, nende vabadusi ja õigusi tuleb kärpida, et siis tegelikult on see ääretult ohtlik. Ja see on nüüd kõik jäänud adresseerimata, see on tänase päevani jäänud õhku. Lihtsalt lõppes see olukord ära ja mingisugust arupidamist ühiskonnas ei ole toimunud. Ja mina ütlen, et enne kui need asjad ei ole lõpuni selgeks räägitud ja kui need inimesed ei ole ka kohtu alla antud nende ettepanekute, mõtete, üleskutsete eest, et enne me ei saa mingisugusest õiglusest rääkida. Aga mis muide puudutab seda õppetundi selles aspektis, et mängiti läbi selline ütleme, harjutus, et kuidas on võimalik ühiskonnaga manipuleerida. Et siis tegelikult ka meil, kes me toona seisime vastu sellele, on siit nagu palju õppida.
ja näha, kuidas tegelikult ühiskonnad ongi ääretult allutatavad ja kontrollitavad sellisele valitsuse poolsele lähenemisele. Et see teeb tegelikult ju jõuetuks, sest lõppude lõpuks, kui teie olite seal Stenbocki maja ees igal neljapäeval, siis selle koroona aja lõpukuudel või ka mina osalesin mõnedel meeleavaldustel, võtsin sõna ja kirjutasin ka nendel teemadel, et siis me tegime küll enam-vähem kõik endast olenevad, mis oli vähegi võimalik teha tol hetkel, rääkida vähemasti nendest asjadest, tulla tänavale välja. Aga sa oled nagu täiesti jõuetu selle riigivõimu kogu selle ülekaalu ees, et nende käes on kõik, nende käes on meedia, mis siis paneb paika, kuidas mingeid asju tuleb mõista, kehtestab narratiive ja keerab inimesi üksteise vastu üles. Loomulikult Kremli argument toodi jällegi lagedale, et kõik, kes seda teadust ei usu, on ikkagi Kremli käsilased. See on juba nii tüüpiline. Ja mis on ka veel üks õppetund, on kahtlemata see, et ka meie kohtusüsteem, meie õigussüsteem põhimõtteliselt ei ole nendes küsimustes, kus on vaja toetada siis kogu seda riigiaparaati, ei oma mingisugust erapooletust ega sellist õigluse taotlust. Et me oleme näinud ju, mis kõigi nende koroonakaebustega juhtus. See on ka üks oluline õppetund kogu selle asja juures. Et me ei saa usaldada mitte ainult meediat, me ei saa mitte ainult valitsust mitte usaldada, vaid ka kohtusüsteemi. Et tavainimene ei saa õigust. Need olid üksikud kohtuotsused. Oli üks kohtunik nimega Andreas Paukštis, kes siis argumenteeritult neid kohtuotsuseid lahti kirjutas ja põhjendas. Ja tõesti oli näha, et inimene on üritanud ennast sellesse teemasse sisse lugeda ja mõelda nende teemade üle ja panna nad siis nagu õigussüsteemi. Aga terve rida kohtunikke ja kohtuastmeid võttis üle lihtsalt valitsuse poolt palgatud juristide argumendid, kordas neid papagoina ja need läksid ühest kohtuastmest teise. Nii et oli näha, et tegelikult kohtusüsteem ei kavatsegi õigust mõista, vaid tegutseb viisil, et tagada režiimi püsimine ja kõrvaldada kõik võimalikud sellised kriitilised nooled, mida režiimi suhtes siis pilluti, sest kui oleks näiteks või see riigikohuski jõudnud järeldusele, et need piirangud olid ebamõistlikud, ülemäärased, et rikuti õigusi, et koroonapasside süsteem ise põhimõtteliselt on inimõiguste rikkumine ja lausa inimsuse vastane kuritegu. Et millises Eestis me siis elaksime, kui seda ütleks riigikohus? Loomulikult ei saa seda öelda. Ja, see koroonapasside süsteemi, seda esitles süsteem ju sellisena, mis oli mõeldud, et jääda. Ega siis see ei olnud selline asi, et me lihtsalt proovime siin midagi paar kuud kehtestada sellise režiimi. Ei. Kaja Kallas ütles 26. novembril 2021, ehk siis põhimõtteliselt mõned nädalad peale meie suurt meeleavaldust Vabaduse väljakul. Vaktsiinipassid on tulnud, et jääda Vabariigi valitsuse pressikonverentsil. Sel hetkel peale seda me alustasime oma iga 4-päevaseid miitinguid seal Stenbocki maja ees. Ma mäletan siiamaani veel, kuidas iga neljapäev läbi talv sai külmetatud seal mitme kuu vältel ja kõnet peetud ja valitsuse ja apartheidivalitsuse liikmeid vastu võetud. Aga jaa, Kaja Kallas ütleb rahulikult välja, et vaktsiinipassid, see süsteem, saate aru, on tulnud selleks, et jääda. Ja
kui nüüd vaadata nagu seda laiemat pinda muidugi, siis Objektiiv on ka vahendanud paljusid intervjuusid siia kutsutud ekspertidega, kes kõik on tõsi, need olid ingliskeelsed, aga eestikeelne tekst on neil all. Ise tegin 3 eksperdiga intervjuud, kes siin eelmisel suvel käisid ka Eestis ja rääkisid sellest WHO pandeemialepingust ja WHO seotusest kogu selle protsessiga. Ja suurem pilt on ikkagi see, et WHO on see organisatsioon, mis põhimõtteliselt orkestreeris Bill Gatesi, Hiina ja paljude teiste nii-öelda globalistide sekkumisel selle, kuidas kogu lääne ühiskond praegu nüüd käitus siin. Mis juttu üleüldse Kaja Kallas ja Popov ja Irja Lutsar ja kõik need niinimetatud teadususklikud inimesed siin sellel hetkel rääkisid, kui see pandeemia, niinimetatud pandeemia siin oli Eestis valdav. Nii, et tegelikult me olime ikkagi tunnistajaks sellisele globalistlikule rahvusriikide valitsuste üleselt orkestreeritud suurõppusele. Ma ikkagi kordan seda aspekti, sest minu jaoks on see niivõrd oluline aspekt. Ja kui me vaatame nagu kõiki propagandakategooriaid, vaatame, mis on massimanipulatsiooni üheks peamiseks selliseks viisiks, et kuidas rahvast mõjutada. Peamine on ju see, et rahvast ei mõjutata intellektuaalsete ja mõistuslike argumentidega, vaid mõjutatakse emotsioonidega. Emotsioon. Ja me mäletame kõik, kuidas hakkas pihta põhimõtteliselt vaktsiini propageeradimine. Eesti nõukaaegsed estraadistaarid Ivo Linna ja Anne Veski ja tõsi mitte estraadistaar, vaid selline nii-öelda COVID-i tsaar, siis kohalik siin Popov koos Irja Lutsariga ja teised avaliku elu tegelased veel tulid välja ja rääksid sellest, kuidas see vaktsiin on oluline. Kui me võtame selle vaktsiini, siis me ei tappa ära oma vanaema. Kas sina tahad minna oma vanaema juurde väike lapsukene ja järgmisel päeval on vanaema surnud, aga vanaisa? Kas te tahate minna sinna niimoodi? Ja loomulikult inimesed vaatavad, et ja neile süstitakse sisse seda ideed, et see vaktsiin on põhimõtteliselt vaated armastuse tegu oma ligimeste vastu. Kui sa vaktsiini ei ole võtnud, siis sa põhimõtteliselt oled, teeme nüüd selle järelduse siit ära, tappja, mõrvar, ligimese mõrvar, isiklikel sellistel vastikult egoistlikel kaalutlustel jätad selle vaktsiini võtmata ja siis käid ja tapad inimesi mööda linna ringi oma COVIDiga. Rääkimata sellest loomulikult, et kõik said kohe aru ja kohe olid andmed olemas sellest. Ja nüüd on jõutud sinnamaani välja, et seda mitte kunagi ei testitudki Pfizeri ja teiste suurte meediaorganisatsioonide ja konglomeraatide juures, et see oleks takistanud levikut. Ei, et kui sellel üldse mingisugust nii-öelda toimet oli, siis oli see, et ilmselt ta kuidagi oli mõeldud ma ei tea, põdemist vähendama, aga levikut see ei takistanud. Nii, aga meile, mida tehti, loodi emotsionaalne kuvand sellest, kuidas inimene, kes hoolib, kes armastab, kes on hea, on see, kes võtab vaktsiini. Ja loomulikult selle taustal, nagu ikka, on hirm ja surmahirm. See on see, millega suudetakse absoluutselt, see on nüüd kõige irratsionaalsem tunne üldse, millega sa suudad, kui sa seda suudad süstida inimesse, siis selle hirmu lahendajana ja selle hirmu nii-öelda ühiskondliku suunajana suudad sa olla võimu juures 100% täielikult. Teine aspekt on loomulikult kordus.
korda seda sama emotsionaalselt sõnumit, mida tegid meie päevalehed, Postimees, Luige Meedia igapäevaselt korda kogu aeg. Vaktsiin on vajalik, need, kes ei tee seda, on uhuud, ei usu teadust. Häbi nendele. Nii, ja see sama sõnum korratakse aasta, kuu järel, 1,5 aasta, juba 2 aasta läheb, korratakse kogu aeg iga päev. Ja need on nagu peamised aspektid nagu propagandas. Ja me nägime ja loomulikult tuuakse välja, võib-olla 3. aspektina tuleb välja selline autoriteedi küsimus. Esimeseks kohe tuuakse mängu autoriteet. Kui autoriteet seisab selle taga, siis inimene ei pea mõtlema. See sõnum on emotsionaalne, seda on korratud sulle ja siis tuleb ka veel autoriteet, kes ütleb, et see on tegelikult vajalik, hea ja hüveline. Meie olemegi need, kes usuvad teadust, meie olemegi need, kes on armastavad inimesi, meie oleme need, kes on õigel ajal, õigel poolel. Ühesõnaga. Ja selleks ju pandi tegelikult, see on väga huvitav, see strateegia oli paigas WHO ja riikide sellistes nii-öelda eriüksustes täiesti selgelt, et alati ja jõustruktuurides, et alati, kui on pandeemia, eriolukord, siis tuleb määrata riiklikult selline COVID-i tsaar, selline mingi teadusnõukoja juht, keegi, kes hakkab koordineerima kogu kommunikatsiooni. Nii. Ja meil äkitselt sai selleks Irja Lutsar, et tema oli äkitselt see, kelle poole kogu riiklik nii-öelda meedia vaatas, kelle tööks oli kommunikeerida neid samu propagandistlikke sõnumeid. Nii. USA's oli see Anthony Fauci, kuskil mujal oli keegi teine. Rootsis oli üks riigi peaepidemioloog, kes õnneks sattus olema äärmiselt mõistlike seisukohtadega inimene. Ja ütles, et ei, me ei pane siin midagi lukku ja Rootsi on hea näide, et täna see nii, et mis juhtus riigis, kus ei tehtud seda apartheidi, kus ei pandud lukku, mitte midagi ei juhtunud, on selle tulemus. Mitte midagi drastilist ei juhtunud. Ja need olid need propagandapunktid, mida pidevalt kogu aeg korrati ja see propaganda, ma toonitan, omas sellist nagu militaarset, kuidas öelda, sellist harjutuse iseloomu, et masside psühholoogiat mõjutada. Et mina hindan seda ikkagi sellise nii-öelda, tõesti nagu globalistliku suure proovina, et kuidas saada massid täielikult enda lõa otsa. Ja toonitan jällegi, et see on nagu see peamine õppetund nüüd kõikidele. Et kaasa arvatud nendele, kes vastu seisid, loomulikult, kuidas tõhusamalt sellele vastu seista, aga kõikidele nendele ka, kes praegu on hakanud kahtlema selles, et palun vaadake ja analüüsige seda propaganda tulva, mis teie peale sadas kõikidest meeltega tajutavatest kanalitest. Ja mõelge selle peale, et kuidas te tegelikult ikkagi sellele järgi andsite. Kas te tahate järgmisel korral, kui seda tehakse? Siin meil kirjutab Karmen Joller. Valmistuma juba uuteks kriisideks. No nii, pandeemiad on inimkond kogenud aegade algusest peale, aga praegu on järgmine pandeemia vaid aja küsimus, teab Karmen Joller ütelda meile. Vaid aja küsimus. Ehk siis kõik see, mida me kogesime koroona ajal, kõik see on Karmen Jolleri arvates, kes on selline WHO ametliku liini, riikliku, globalistliku dogmaatika suuvooder Eestis. See on tema jaoks ainult aja küsimus, et kõik see, mida COVID oli, see tuleb tagasi ja me paneme veel jõulisemalt edasi sellega, ütleb Karmen Joller. Ma arvan, et tal on õigus. Ja ma arvan, et tal on õigus selles küsimuses. Ja nad teevad. Nii, see on ilmselt plaanis. Nüüd praegu olukord, kus WHO-st on välja astunud USA
ja neid miljoneid või ma ei tea, miljardeid sinna ei visata ja USAid on pandud kinni põhimõtteliselt peaaegu täielikult, siis on ilmselt väga palju raskem seda ette võtta, kui seda oleks tehtud nagu selgelt globalistliku meelsusega valitsusega USAs. Aga plaan kahtlemata see sama hullumeelsus läbi teha on. Aga miks ma selle juurde tulin, oligi see, et paluda kõikidelt inimestelt, kes on olnud selle propaganda ohvrid, et mõelge läbi see propaganda. Palun ärge laske enam endaga teha seda. Need propaganda elemendid on ju kõik teada. See, et mängitakse ju sellele teie hirmule. Ja mängitakse loomulikult mitte koroona hirmule. Me mäletame seda, et kui tuli peale, sa mainisid saate alguses seda 24. veebruaril Venemaa pealetung Ukrainale, siis mäletame seda, et koroona kadus ära. Ühte surmahirmu asendas veelgi jõulisem surmahirm, ehk siis hirm Venemaa ees. Ja see Vene kaardi väljakäimine propagandistlikul, stratkomlikul moel, see ei ole ju mitte midagi muud kui selle sama emotsionaalse surmahirmule rajaneva sõnumi edastamine. Kordamine, selle taha autoriteetide leidmine. Nii. See on see sama stratkomilik propaganda, mida teiega ette võetakse. Tuleme sellest välja. Jaa, aga sellepärast mina kardangi, et vaata ei tulda välja, et see töötab, kuna see ei ole nad ei apelleeri sinu mõistusele, nad apelleerivad just nimelt sellele surmahirmule, mis igas inimeses on tundmatute asjade ees. Loomulikult selline suur katkutõbi, nagu koroona selleks puhuti, tekitab hirmu ja inimene pigemini on nõus alluma valitsuse poolt nõutud tegevustele, kui et ta nüüd hakkab midagi protestima siin. See on, enamik inimesi tegelikult ei taha niimoodi vastuvoolu ujuda. Ja Eesti puhul või Baltikumi, Ida-Euroopa puhul on loomulikult sõjahirm või Venemaa hirm ju veel suurem hirm. Aga mis on tähtis praegult on teadvustada seda, et hirm on just nimelt see, mille kaudu on võimudel alati võimalik ühiskonnaga manipuleerida ja ühiskonda kontrollida. Ma tahaks veel ühe aspekti siia tuua juurde, et see ei puuduta niivõrd Eestit, aga see puudutab Euroopa Liitu. Selle pandeemia alguses, kui riigid hakkasid oma piire sulgema, siis räägiti ju sellest, kuidas Euroopa Liit on nüüd läbi kukkunud ja Brüssel võib nüüd laiali minna, sest riigid tegutsevad ise, lähtuvalt siis oma vajadustest, kuidas nad siis olukorda hindasid. Aga tegelikult jackpoti tõmbas ikkagi sellest või võitis sellest olukorrast Brüssel ehk siis Euroopa Liit, mis mõningase segaduse järel kogus ennast kiiresti ja otsustas ennast veelgi jõulisemalt kehtestada, sest iga kriis, iga selline olukord, mis tundub, et on eksistentsiaalne sellele Euroopa Liidule. Nad kasutavad, föderalistid, globalistid kasutavad selle ära oma võimu suurendamiseks. Me näeme seda praegu, kui räägitakse, kuidas Euroopa peab nüüd ennast taas relvastama. Täpselt samad jutupunktid, Euroopa Komisjon tahab võtta laenu riikide nimel. Räägitakse juba Euroopa Liidu kiirest föderaliseerumisest ja kujutad ette, et ka eestlaste hulgas tuleb järjest enam esile hääli, kes ütlevad, et meie tulevik on Euroopa Ühendriigid. Oma riiklusest ollakse valmis loobuma selle hirmu nimel, et muidu äkki tuleb siia Venemaa. Aga kui nüüd minna tagasi Euroopa Komisjoni käitumise juurde, siis et üks, mida nad tegid, oli siis selle tohutu laenu võtmine, mis siis võeti kõigi liikmesriikide nimel. Aga mida sugugi ju kõikidele riikidele välja ei makstud või abina ei osutatud. Ungari puhul seati tingimuseks, et Orban peab tegema seda, teist ja kolmandat, muidu ta seda raha ei näe. Ja ma ei tea, kas ta siiamaani pole saanud seda raha, mille garanteerijaks Ungari ühes teistega oli. Ühesõnaga, komisjon kaaperdas selle ühise laenu ja
suurendas raha jagajana seda võimupositsiooni, otsustades, kellele siis seda raha anda, kellele seda raha mitte anda, kasutades seda raha, mida võeti kõikide riikide nõusolekul, kasutada seda raha siis nii-öelda jagaja valitsuse poliitikaks. Nii et see on tegelikult väga oluline aspekt, kuidas globalistid kasutavad kõiki neid, oli ta siis suurõppusena planeeritud või mitte, ma ei tea, aga kasutavad selliseid olukordi ära selleks, et oma võimu kindlustada, oma võimu piire laiendada ja teha seda siis rahvusriikide arvelt. Ja loomulikult omaette küsimus on ju veel selles, et kasutati ära ka Euroopa maksumaksjate raha selleks, et maksta siis nende niinimetatud vaktsiinide eest. Et Euroopa Komisjoni juht Ursula von der Leyen, kui ma olen õigesti aru saanud, siis ta põhimõtteliselt mobiiltelefoniga SMS-sõnumeid saates siis võttis neid tellimusi, eks ole, Pfizerilt ja teistelt nendelt ravimifirmadelt. Ja et põhimõtteliselt kirjalikke lepinguid rohkem ei olegi ja nüüd on vist need sõnumid ka kuidagi imelikul kombel tema telefonist ära kustanud. Aga tähendab, me näeme siin ühte sellist globalistlikku riisumisprojekti. Järjekordset globalistlikku riisumisprojekti. Tegelikult ju von der Leyen oli enne seda alustanud rohepöördega. Need rohepöörde teemad olid juba lauale pandud, aga siis tuli ootamatult see pandeemia peale ja siis tuli reageerida, tegeleda sellega ja seda sujuvalt ja osavalt kasutati ära sellise hiiglasliku petuskeemina, kuidas siis legaalselt maksumaksja raha suunata siis teatud suurtele korporatsioonidele ja loomulikult võime olla kindlad, et see raha nüüd ei lähe ju ainult korporatsioonide arvele, vaid see jõuab sealt edasi kuskile mingite muude selliste kanalite kaudu, mida me võib-olla täpselt ei tea. Siis pärast pandeemiat tuli kohe mindi edasi täiel raual rohepöörde temaatikaga, mis on järjekordne globalistlik riisumisprojekt. Ja nüüd kui on näha, et ütleme USA's on muutunud hoiakud uue administratsiooniga seoses, et see rohepööre võib-olla nii globaalses mõttes ei lenda nii hästi, kuigi Euroopas minnakse sellega edasi. Aga nüüd on uus teema, see on sõda. Nüüd Euroopa peab ennast relvastama. Jällegi, igati nagu legitiimne põhjus, et maksumaksjalt veel miljardeid ja miljardeid riisuda ja kantida kuhugi. Et see on võib-olla tegelikult ka kõige vähem räägitud aspekt kogu selle koroonatemaatika juures, et ka see oli ju tegelikult üks hiiglaslik raha ümberkantimise skeem, et seda kasutati lihtsalt ära selleks, et maksumaksja raha legaalselt ja legitiimselt kätte saada ja suunata see tohututes summades teatud kitsastele gruppidele, mille suhtes ma olen kindel, et see ei ole nagu Euroopa valitsuste või ka Euroopa Komisjoni teene neile, vaid seal on ka kindlasti mingisugused vastuteened. Kahtlemata nii võib öelda, et siin on need 3 aspekti olnud ajalooliselt väga selgelt mängus nüüd praegu, et esimene oligi raha riisumine ja kantimine kõikvõimalikele suure farma korporatsioonidele, Pfizerile, Modernale ja teistele, miljardeid, 100 miljardeid Euroopa Liidu rahast läks sinna. Eestigi ostis neid vaktsiine kordi üle sellest, mida tal tegelikult isegi nagu kõige optimistlike või negatiivsemate meie vaatevinklist stsenaariumite järgi oleks vaja olnud. Ma ei tea, kui mitu 10 korda oleks pidanud siis või mitu korda oleks pidanud Eesti kodanikud kõik üle vaktsineerima, kõik alates vastsündinust kuni raugani, et need vaktsiinid oleks jõudnud kasutusse. Tohutu riisumine rahvalt. Rohepööre Eestis mitte midagi muud kui ainult rahva raha riisumine ja suunamine roheärimeestele. Jällegi ühe konkreetse propaganda ja ühe konkreetse nii-öelda vale teenistuses. Ja siis täpselt
tänane Euroopa võidurelvastumine, Rheinmetalli aktsiad on ilusti taevasse kihutanud. Nii et oleks ka pidanud ostma. Oleks pidanud õigel ajal ostma veel Rheinmetalli aktsiaid, et jällegi, tõsi, Moderna ja Pfizeri aktsiad peale Venemaa sissetungi Ukrainasse kaotasid väga palju oma väärtusest. Et vahepeal nad jõudsid ikkagi põrutada taevasse, aga siis äkitselt hakkasid sealt langema. Tõsi, et ikkagi sadu miljardeid jäi nendel korporatsioonidel saamata, kui enam neid vaktsiine ei osteta riikide poolt massiliselt, et massiliselt rahvast süstida. Ja see on tõesti, võib ütelda, et see on selline massiivne röövimise, kantimise projekt, need 3 projekti tervikuna. Ja kõikides nendes 3 projektis, eelkõige siis koroonavaktsiinide ostmises, rohepöördes, tuulikutes ja sõjatööstuses, Euroopa sõjatööstuses on Eesti riik üks peamiseid omaenda kodanike vaenlaseid. Panete tähele seda. Kõiges selles on Eesti vabariik, see meie kodune, hea, ilus Eesti riigikene siin, mis korraldab laulupidu ja käiakse ilusti sinimustvalgega lehvitamas siis, kui laulupidu on ja lauldakse ja tuntakse hästi ennast ja veel pisargi pühitakse silmanurgast ära. See sama riigikene on kõikides nendes 3 riisumise projektis olnud mitte rahva poolel, vaid riisujate poolel. Nagu ka Eesti meedia. Nagu ka Eesti meedia. Ehk siis ta on olnud mitte ainult riisujate poolel, vaid üheks riisujaks kui selliseks. Ehk siis tema vägivalla monopoli toel riisutakse. See on see, mida Eesti rääk. Tubli tölner. Tubli maksukoguja. Nii et see on see asi ja loomulikult siin tasub nagu meenutada ikkagi ka veel mingisuguseid episoode ka, et kui nüüd keegi nagu riisumisprojekti hakkab liiga palju kritiseerima, siis tuleb näiteks politseiülem, kes hiljuti on nüüd olnud siin kapopihtide vahele sattunud omaaegne PPA peadirektor Elmar Vaher, kes televisioonis aastal 2021 ütleb, et kui üks ettevõte, pidades silmas MEM-cafe'd, Elvis Braueri kohvikut, millel jätkus jultumust pakkuda inimestele koroona apartheidi ajal maski ja vaktsiini tõendit nõudmata, kohvi ja kaneelisaiakest küpsetada. Kui selline ettevõte hakkab riiki kiusama, peab riik end kehtestama. Ja sellele sekundeerib küll natukene teises võtmes siin Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi. Kas teile sai selgeks, et Eesti Vabariigiga ei jamata? Nii, MEM-café kaasuses ma arvan, et teile sai selgeks. Nüüd mingites teistes kaasustes ka siin Venemaa hirmu ja mingite punatankide ja tont teab mille kaasustes. Täpselt sama asi. Eks me hakkame nägema ka muideks varsti selle Moskva patriarhaadi kiriku ära keelamisega. Täpselt. Vabariigiga ei jamata. Vabariigiga ei jamata. Usklikud ei jama midagi siin. Täpselt, et need 100 nunnakest sealt minema kupatada, sealt Kuremäe kloostrist. Eesti riigiga ei jamata. Ja tsiteerime veel siis siin endise PPA peadirektori sõnu, et kui keegi ikkagi hakkab riiki kiusama, siis peab riik end kehtestama olukorras, kus siis politsei sadas ühe väike ettevõtja kohvikusse patrulli otsa, käis peksmas inimesi seal, pani oma enda patrullid kinni maksma Elvis Braueril, esitades talle arveid, tekitades talle majanduslikku kahju, sundides teda lõpetama oma tegevust, kiusates ja veel kord kiusates, aga sellist nagu tõelist Orwelli 1984 vaimu ilmutades Elmar Vaher tunnistab, et ei, kiusab hoopis Elvis Brauer. Kuule, aga kas sulle ei tundu, et see mees
ta võiks vabalt mängida mõnes sellises külakollektiivis, teatrikollektiivis kuppja rolli. Suurepärane. Vaata ikka mõisahärrat ei saa kiusata. Kui mingid talupojad siin Pärisorja närud hakkavad kiusama mõisahärrat, ütlevad, et ei maksa talle nii palju, ei tee talle tegu, ei tule põllule välja. 3 teopäeva asemel 2 teopäeva. Jah. Siis peab mõis ennast kehtestama. Siis ei jää mitte midagi üle. Tallu sisse, tuli räästasse, kõik kõrvalhooned tühjaks kraamist ja pere külatänavale vaatavad pealt oma taluvaret ja saavad aru, et vaat ei jama. Ja ühesõnaga, et see on nagu seda tüüpi inimene ja ta ei ole muidugi ainus, neid on ju meil palju, et kes tegelikult teevadki seda alltöövõttu siis nii-öelda sellele mõisahärale või mõisaprouale. Et ka meie Eesti Vabariigi valitsus ju tegelikult teeb seda allhanget nii-öelda või kuidas seda peaks siis nimetama. Ta on kellegi suurema võimu teenistuses, viies neid globalistlikke projekte, mida otsustatakse maailma tasandil, Euroopa Liidu tasandil, viies neid sellise tuima ja nüri järjekindlusega siin kohaliku nii-öelda matsirahva peal ellu ja keerates veel vinti juurde ka igaks juhuks. Et see on see meie riiklus. Nii et kui kusagil Euroopas või kusagil kõrgemal pool otsustatakse, et nüüd tuleb teha ikka 3 teopäeva nädalas mõisa kasuks, siis meie võimud ütlevad, et ei, 4 tuleb teha, 5 tuleb teha. Ja kui ei tee, siis hakatakse siin kehtestama. Me näitame teile, kes siin nagu võimul on. Et see on nagu kõige nagu keerulisem meie riigi ja rahva saatuse puhul, et kuidas nagu sellest mentaalsest seisundist välja tulla ja kuidas nagu, see kehtib kõigi nende teemade kohta, mida me oleme täna puudutanud, koroona teemaga seoses, sõja teemaga, rohepöördega seoses, et meil on puudu sellisest iseseisvalt mõtlevast ja arutlevast inimesest. Et tegemist ongi massidega, keda õnnestub juhtida, keda õnnestub allutada ja tõepoolest on loomulikult ka ju neid inimesi, kes oma selja sirkeks löövad ja ütlevad, et ei tee sellist asja, aga nad on alati vähemuses. Ja see on probleem, et neid inimesi on ei ole piisavalt, neid on liiga vähe selleks, et vastu astuda tõhusamal viisil sellisele terrorile, on ta siis koroonaterror, on ta roheterror, on ta mingisugune sõja õhutamine ja sõjaterror, mis iganes projektid, parasjagu globalistid lauale panevad, siis ikkagi enam-vähem seesama grupp inimesi leiab iga kord ennast opositsioonist häbimärgistatuna ja kõrvale tõrjutuna ja enamus paraku läheb nende teemadega kaasa. Ja ma arvan, et ka meie sellel jutul on võib-olla ainukene mõte, miks me seda juttu üldse räägime, ongi, et natukenegi seda teadvust ühiskonnas äratada, et me ei peaks laskma endaga manipuleerida. Me peaksime käituma vabade inimestena. Täpselt, ja selle vaba inimese, kuidas öelda, peamiseks psühholoogiliseks ja antropoloogiliseks konstitutsiooni elemendiks on see, et ta ei lase hirmul enda üle võtta võimust. Ta võib isegi tunda seda hirmu, aga see hirm tuleb saada enda mõistuse ja tahte kontrolli alla. Nii, hirmu tunda on inimlik, aga hirmuga tuleb hakkama saada ja hirmul ei tohi lasta, kui sellist nagu plaatonlikku kujundit kasutada nende mõistuse ja tahte, ehk siis 2 hobuse asemel 1 hobusena kappama sinna ja seda hobust juhtima. Neid, kes tegelikult ei peaks juhtima, ehk siis globaliste ja teisi, kes tahavad seda kaarikut juhtida endale sobivas suunas. Et see on peamine, sest kõik need narratiivid, mida peale surutakse globalistide poolt, koroonanarratiiv, rohenarratiiv, sõja õhutamise narratiiv, baseeruvad hirmul.
karda koroonat, tee ebaratsionaalseid otsuseid, karda rohepööret, meri hakkab tõusma, maailm läheb hukka, CO2 eritab, lehmad peeretavad kliima soojaks, häda teile, kõik sulab ära, maailm vajub kokku, sõjahirm, Venemaa tuleb kohe kallale, kui me kohe praegu ei pane 800 miljardit Rheinmetallile ja erinevatele Eurofighterile ja igale poole Euroopa sõjatööstusele, siis kohe tuleb kallale, me peame seda tegema kohe praegu. Nii, hirm ja veel kord hirm. Aga hirm ei ole hea abimees. Hirm tuleb mõistuse ja tahte alla saada ja vabadus ongi see, et kui nüüd tulla veel kord Platoni juurde tagasi, on see, et jah, me peame kartma küll ühte asja. Me peame kartma orjust rohkem kui surma. Ainus asi, mille üle me hirmu peame tundma, ongi see sama orjus. Ehk siis me peame tegema vastupidiselt sellele, mida massid teevad. Nemad kardavad ja valivad alati orjuse. Me peame kartma orjust ja valima alati vabaduse. See on võib-olla üldse peamine õppetund kogu selle koroona temaatika puhul, et me ei tohi valida orjust, vaid me peame valima vabaduse, isegi siis, kui on hirmus, isegi siis, kui on palju ebaselget ja ei oska kõiki asju näha. Aga tegelikult kõik need projektid, ükskõik mis nime all nad ka siia ei tule, baseeruvad sellel samal ühel asjal, see on, nad apelleerivad inimeste hirmule, irratsionaalsele hirmule, mis ei ole kontrollitud, mis ei ole isegi kontrollitav. Nad kutsuvad selle ise esile, nad õhutavad seda inimestes selleks, et panna siis inimkond, mõne riigi elanikkond käituma sellise mõistuse kaotanud massina, juhtides siis teda sobivas suunas. Ja loomulikult on alati seal kaks asja taga, eks ole, et on oma võimu koondamine, võimu kindlustamine ja sellelt rumalalt ära hirmutatud massilt raha ära võtmine. Kaks asja, raha ja võim. Ja tegelikult see taandub sellele. Nii et keegi rikastus ka selle pandeemia ajal, ma ei mäleta, kus see uudis oli, võib-olla makroskoobis, võib-olla isegi objektiivis, et selle pandeemia ajal millegi pärast rikastusid maailma kõige rikkamad inimesed, kes niigi rikkad on. See oli mõlemas kanalis. Ja kellel siis see raha ära võetakse, eks ikka meiesugustelt tavainimestelt, eks ole, meie jääme vaesemaks. Nii et ka need asjad tuleks läbi näha ja mitte lasta endaga manipuleerida. Siis on juba tegelikult esimene kõige suurem samm tehtud, kui me selle tehte oma peas ära teeme, et meiega manipuleeritakse kellegi huvides. Täpselt ja me peame aru saama, et meiega manipuleeritakse. See on see esimene samm üldse, et usaldamatus tegelikult meie meedia, meie valitsejate vastu, see on nüüd see pärand, mille nemad on COVID-i režiimist meile jätnud ja nad on loomulikult sammunud kõikides aspektides seda sama teed pidi edasi, kõikides globalistlikes jutupunktides, kinnistades seda usaldamatust rahvas, kes omab mõtlemisvõimet ja vabaduse tahet. Et need on need õppetunnid mitte ainult koroona puhul, vaid tõepoolest kõikide nende kriiside puhul. Ma arvan, et käesoleva saate raames oleme jõudnud nendest rääkida. Veiko, ma tänan sind siia saatesse tulemast. Aitäh kutsumast!